Hoone soojustatakse mineraalse kivivillaga Barock Fass 3. Villa kleebime seinale Sakret kleepseguga PK. Kleepsegu tuleb ette valmistada vastavalt pakendil märgitud tootjajuhisele, jälgides rangelt lisatava vee kogust. On tähtis, et enne soojustusmaterjali seinale kleepimist tuleb sokli profiil puhastada mustusest ja tolmust, mis on sinna kogunenud montaaži ajal. Soojustusplaadid kleebitakse seinale suunaga alt ülesse. Tähtis on jälgida, et kleepsegu kantakse soojustusplaadi õigele märgistatud poolele. Barocki materjalidel on see plaadi pool märgistatud punase joonega. Soojustusmaterjali kleepimisel hoone avauste ümber tuleb plaadis avauste nurgad eelnevalt välja lõigata. Selline lahendus hoiab ära diagonaalsete pragude tekke avauste nurkades. Soojustusmaterjali ja liimi parema nakkumise tagamiseks kanname plaadile eelnevalt õhukese kihi kleepsegu ning seejärel alles kanname plaadile põhikleepekihi. Kleepsegu võib plaadile kanda erinevatel meetodidel. Kleepsegu kantakse kogu plaadi perimeetrile 2 cm paksuse ja 5 cm laiuse kihina ning plaadi keskosasse paigaldatakse 6 segupätsi nii, et kleepsegu oleks kaetud vähemalt 40% plaadi pinnast. Selleks, et kanda kleepsegu plaadi pinnale hammaskelguga, peab seinapind, millele kleebitakse, olema tasane. Aluspinna ebatasasused sellisel juhul ei tohi olla üle 1 cm ruutmeetri kohta. Hoone nurkadesse plaatide paigaldamisel jäetakse üleulatuvate soojustusplaatide servad vastavalt plaadi paksusele kleepseguga katmata, et moodustuks plaatide täpne ja tihe omavaheline ühendus. Üleliigne kleepsegu tuleb plaatidelt kindlasti eemaldada, et sellega ei täituks plaadivuugid, mis võib viia soojustussüsteemi külmasildade tekkeni. Kui plaate ei ole võimalik paigaldada tihedalt üksteise vastu ning plaatide vahele jäävad laiad vuugid, tuleb need täita soojustusplaatidest lõigatud ribadega. Võttes arvesse, et antud sein on ehitatud erinevatel aegadel 2 erinevast materjalist, tuleb nende kokkupuute joontel aegsasti planeerida paisumisvuuk. Loodi abil veendume, et soojustusplaadid oleksid kleebitud tasapinnaliselt ja vertikaalselt kui ka horisontaalselt.